Kõige selle taga, mis praegu Lähis-Idas toimub, peitub üks põhitõde, mis seletab, miks asjad on just sellised, nagu nad on. Kui ma kirjeldan tänases episoodis viimaseid arenguid, näete ka teie seda selgelt. Praegu on kogu tähelepanu sõna otseses mõttes Hormuzi väinal, aga me oleme seal ka metafooriliselt. Me laveerime kitsas läbipääsus selle vahel, mis saavutati enne relvarahu ja selle vahel, mida me veel loodame saavutada. Ühel pool on tohutu potentsiaal, mille on loonud viimaste nädalate sõjalised edusammud. Teisel pool on tõsiasi, kellega meil on tegemist, ja ebakindlus selle suhtes, mis edasi saab. Seda olukorda kirjeldavad kõige paremini kaks analüütikut, keda ma sel nädalal oma heebreakeelses saates Galai Iisraeli raadios intervjueerisin. Kaks inimest, keda olen varem tsiteerinud ja siin taskuhäälingus intervjueerinud, ning mõlemal on huvitav, kuigi vastandlik vaade toimuvale. Esimene on Moshe Ashkenazi. Moshe maalib pildi Iraani režiimist, mis on tühjaks jäänud, nõrgenenud ja mille aeg hakkab otsa saama. Tema arvates on Iraan täna vaid kest, riik, mis oleks võinud olla piirkondlik liider, kuid on selle asemel saanud oma riigi väikese, jõhkra eliidi pantvangiks. Ta kirjeldab rahvast, kes tunneb end vangistatuna, kuulates oma liidreid võitu kuulutamas, samal ajal kui nad ise võitlevad põhivajaduste nagu vee eest. Ta väidab, et Iraani režiimi juhtkond on nõrgem kui kunagi varem. Meil puudub varasem kogemus, autoriteet ja hirmutamisvahendid, mis neil kunagi olid. Ashkenazi tuub välja majandusliku isolatsiooni, Iraani toetatud rühmituste kokkuvarisemise, võimetuse taastada sõjalist infrastruktuuri ning tavaliste iraanlaste kasvava sisemise rahulolematuse. Ta usub, et režiim on igal tasandil haavatud, sõjaliselt, majanduslikult, sotsiaalselt, ning et tõeline oht selle püsimajäämisele tuleb nüüd seespoolt. Kui ta varem arvas, et režiim võib kokku kukkuda 5 aasta jooksul, siis nüüd usub ta, et see võib juhtuda palju kiiremini. Aga siis on veel üks vaatenurk, mille toob välja doktor Doron Matza. Ta hoiatab, et taktikalised võidud ei tähenda automaatselt strateegilist edu. Ta tõmbab paralleeli varasemate konfliktidega Gazas, kus Iisrael saavutas aastate jooksul selgeid taktikalisi võite, sihtides liidreid, pommitades ja saavutades operatiivse ülekaalu paljudes voorudes Hamasi vastu. Ja ometi seisime silmitsi 7. oktoobri strateegilise katastroofiga. Tema väide on, et Iraan, nagu varem Hamas, on õppinud ära kasutama lääne haavatavusi. Matza toob esile 3 peamist punkti. Esiteks, majandussõda. Iraan on õppinud kasutama lääne sõltuvust majanduslikust stabiilsusest relvana, luues dilemmasid, mis piiravad Ameerika tegevust. Teiseks, kultuuriline lõhe. Lääne ühiskonnad peavad tähtsaks mugavust ja elukvaliteeti, samal ajal kui Iraani juhtkond on valmis taluma raskusi, et saavutada pikaajalisi eesmärke. Ja kolmandaks, see, mida ta nimetab USA kõhkluseks. Isegi tugeva retoorika korral eelistab Washington otsustavale operatiivsele tegevusele läbirääkimisi ja mereväe survet. Doktor Matza väidab, et kvantitatiivsete taktikaliste võitude, näiteks infrastruktuuri hävitamise eelistamine, ei too kaasa pikaajalist strateegilist julgeolekut ning tekitab sageli vale turvatunde, mis jätab tähelepanuta kvalitatiivsed ohud. Ja ta lisab otsekohese hoiatuse. Praegune paus, ootemäng annab Iraanile aega ümber rühmituda, taastuda ja omaenda üllatusi ette valmistada. Ta järeldab, et selline lähenemine viib strateegilise läbikukkumiseni, kui kohesed taktikalised edusammud ei takista majanduslikku survet ega tegele vaenlase pikaajalise otsusekindluse ja operatiivse võimekusega. Nagu näeme, kirjeldab Moshe Ashkenazi ühelt poolt režiimi, mis variseb sissepoole, on isoleeritud, nõrgenenud ja mille aeg hakkab otsa saama. Aga siis on veel teine vaatenurk doktor Matzalt, kes hoiatab, et Iraanil on pikk ajalugu löökide talumises, kõhkluste ärakasutamises ja aja enda kasuks pööramises. 2 analüütikut, 2 väga erinevat tõlgendust samast hetkest. Ja meie oleme täpselt nende vahel kitsas väinas, püüdes aru saada, kummale poole vool meid kaasa viib. Kuid kõige selle kohal on Ameerika Ühendriikide president Donald Trump, juht, kes ei mängi nende reeglite järgi, mida maailm on läänelt harjunud ootama. Keegi ei tea, milline üllatuskaart tal varuks on ja kuhu see kõik viib. Tal on üks eesmärk, mis on Ameerika Ühendriikide parimates huvides. Enne kui edasi liigume, tahan kiiresti vaadata sel nädalal Iraaniga seotud sündmusi, sest need annavad olulise konteksti dilemmale, millest ma just rääkisin.
kolmapäeval teatati, et vaherahu võidakse pikendada veel 2 nädala võrra. Kuigi Valge Maja pressiesindaja seda eitas, teeb Pakistan kõik endast oleneva, et vaherahu kestaks kauem, isegi kui Iraan pole oma seisukohti muutnud. Iraanlased blokeerisid algselt Hormuzi väina taktikalise meetmena, et avaldada Ameerika Ühendriikidele majanduslikku survet. Trump trumpas selle üle, kehtestades kogu väina ulatuses USA blokaadi, muutes selle strateegiliseks sammuks, mis juba mõjutab olukorda. Viimaste päevade jooksul on Iraan esitanud uue nõudmiste komplekti läbirääkimiste alustamiseks. Tingimused, mida enamik peab ebarealistlikeks. Sealhulgas nõuded, mis piiraksid oluliselt USA ja piirkondlikku sõjalist tegevust. ÜRO nõukogu selle nädala kohtumisel nõudis Iraan reparatsioone Araabia riikidelt, väites, et need riigid on neid rünnanud. Nende nõudmiste toon annab mõista, et Teheran püüab näidata jõudu hoolimata oma praegustest nõrkustest, samal ajal ohvrit mängides. Kus me oleme seda varem näinud? Kõik see toimub ajal, mil Iraan hoolimata relvarahust ründas Araabia lahe riike, rikkudes varasemaid kokkuleppeid. Need tegevused on lihtsalt Iraani katsed avaldada survet naaberriikide valitsustele ja näidata, et neil on endiselt võime piirkondlikku stabiilsust häirida. Iraan kehtestas ka uued piirangud mereliiklusele Hormuzi väinas, tekitades kaubalaevanduses ebakindlust ja tõstatades muresid meresõiduvabaduse pärast ühes maailma kõige olulisemas veetees. See samm lisas juba niigi pingelisele olukorrale veel ühe pingeastme ning sundis Ameerika Ühendriike tegutsema ja piirkonna kontrolli alla võtma. Diplomatiilisel tasandil peeti Pakistanis läbirääkimisi, mille eesmärk oli uurida võimalike pingete leevendamise kanaleid. Selle nädala relvarahukõnelused jooksid aga liiva. Ameerika Ühendriikide delegatsioon lahkus pettunult, viidates Iraani paindumatusele ja keeldumisele tõsiselt arutada peamisi julgeolekuküsimusi. Midagi uut pole. Kohtumise kokkuvarisemine rõhutas, kui suur on endised lõhe 2 poole vahel. Nüüd naasevad nad sel nädalavahetusel viimaseks katseks. Kõiki neid arenguid kokkuvõttes kujuneb pilt režiimist, mis samal ajal näitab trotsi, testib piire ja püüab kujundada narratiivi. Isegi kui nad seisavad silmitsi kasvava sisemise ja välise survega, usuvad nad üha enam, et aeg on nende poolel ja nad kontrollivad oma saatust. Kuigi maailm on keskendunud läbirääkimistele Iraaniga ja sealsetele sündmustele, on olukord Hezbollahiga Liibanonis jätkuvalt arenemas. Viimase nädala jooksul on Iisrael tugevdanud oma rünnakuid Hezbollah tugipunktidele, sihtides juhtimiskeskusi, raketiinfrastruktuuri ja logistikasõlmi. Samal ajal on Iisraeli maa- ja õhuoperatsioonid jätkanud Hezbollah vägede tõrjumist põhja poole Litani jõest ning loonud selle, mida Iisraeli ametnikud kirjeldavad kui toimivat puhvertsooni, mille eesmärk on vähendada ohtu Iisraeli põhjaosa kogukondadele. Iraan lisas sellele uue keerukuse kihi. Oma tingimustena relva rahuläbirääkimistesse asumiseks nõudis Teheran, et Iisrael peataks oma operatsioonid Liibanonis, sidudes Hezbollah rinde laiemate piirkondlike läbirääkimistega. See pole midagi muud kui katse kaitsta Hezbollah'd edasiste kaotuste eest ja taastada Iraani mõju läbirääkimiste raamistiku üle. Sellest hoolimata nõustus Iisrael osalema rahuläbirääkimistel, mitte relvarahu läbirääkimistel. See on Washingtonis Liibanoni valitsusega peetavate kõneluste puhul oluline eristus. Esimeses voorus, mis toimus sel nädalal, kõlas Iisraeli suursaadik USA's Yahel Leiter väga optimistlikult. Ta rääkis valmisolekust uurida diplomaatilisi kanaleid ning ütles, tsiteerin, et Liibanoni valitsus tegi väga selgeks, et nad ei lase end enam Hezbollah'al okupeerida ning et Iraan on nõrgenenud. Hezbollah on märkimisväärselt nõrgenenud. Leiter lisas, et see on võimalus. Eks me näe. Hamas on samal ajal taas teatanud, et ei loobu relvadest. Terrorirühmituse demilitariseerimine oli osa oktoobris allkirjastatud relvarahu kokkuleppest, kuid sellest ajast alates on Hamas korduvalt öelnud, et ei loobu oma relvadest. Trumpi poolt ametisse nimetatud rahunõukogu tähtaeg, mille jooksul Hamas pidi relvast loobumise ettepanekuga nõustuma, on möödunud. Tähtaeg nõudis, et terrorirühmitus võtaks plaani vastu eelmise nädala lõpuks. Ja kuidas ÜRO ja Euroopa valitsused sellele reageerivad, suurendades kriitikat Iisraeli suhtes. Mitmed EL-i riigid on avalikult kutsunud Iisraeli üles oma operatsioone vähendama, hoiatades piirkondliku destabiliseerimise ja humanitaarküsimuste eest. Itaalia kuulutas isegi välja sõjalise koostöö peatamise Iisraeliga. Kuidas me selle üle elame?
See surve kulmineerus sellega, et Prantsusmaa pakkus end vahendajaks Iisraeli ja Liibanoni vahel, kuid Iisrael lükkas selle pakkumise lõpuks tagasi, viidates muredele erapooletuse ja tõhususe pärast. Ja siis on veel Türgi. Istanbuli peaprokuratuur esitas nädalavahetusel ulatusliku süüdistuse 35 kõrgele Iisraeli ametnikule eesotsas peaminister Benjamin Netanyahuga seoses Iisraeli mereväe poolt eelmisel aastal oktoobris Gaza suunas teel olnud Samudi flotilli hõivamisega. Türgi prokurörid nõuavad ränki karistusi, sealhulgas eluaegset vangistust, samuti pikki vanglakaristusi, mis ulatuvad enam kui 1100 aastast kuni üle 4500 aastani Iisraeli juhtidele. Türgi ametnikud teravdasid samuti oma retoorikat ning andsid Iisraeli tegevuse kohta Liibanonis tugevaid hoiatusi, nimetades neid vastuvõetamatuks ja ähvardades jõu kasutamise ning isegi Iisraeli sissetungiga, kui meie operatsioonid jätkuvad. Need avaldused on visanud juba niigi pingelisele piirkondlikule olukorrale veel ühe diplomaatilise pingekihi. Kokkuvõttes näeme seda. Kui Iraan manööverdab diplomaatiliselt ja sõjaliselt, on Põhjarindes saanud rahvusvahelise surve, piirkondliku jõudemonstratsiooni ja konkureerivate huvide keskpunkt, mis kõik koonduvad Iisraeli ja Hezbollah vastasseisule. See on üsna naeruväärne, kui mõelda nendele osapooltele, kes üritavad end protsessi kaasata ja sellele, milline nende senine tegevus tegelikult välja näeb. Kõigepealt võtame Pakistani, mis on end positsioneerinud vahendajana. See on tuumariik ja Islaamivabariik, mis on olnud aastakümneid konfliktis Indiaga, ühe Iisraeli ja Ameerika lähima liitlasega. Pakistan on riik, mis pani toime genotsiidi Bengaali rahva vastu, mille pärast rahvusvahelised vabaühendused justkui ei hooli. Nad varjasid Osama bin Ladenit, mis ei paistnud kedagi häirivat, ja neil on raskusi oma sisemiste kriiside ohjamisega. Ja ometi on just see riik see, kes üritab vahendada läbirääkimisi ühes Lähis-Ida kõige tundlikumas konfliktis. Siis Türgi, riik, mis okupeerib Põhja-Küprost. See kontrollib jõuga kurdide piirkondi ja jätkab armeenlaste genotsiidi eitamist, mille nad toime panid. Ja nüüd peavad nad Iisraelile moraaliloenguid ja ähvardavad meie riiki tungida. See on valitsus, mis surub kodumaal peale islamiseerimist, kuid räägib välismaal inimõigustest. See silmakirjalikkus on lihtsalt hämmastav. Ja lõpuks Prantsusmaa. President Macron on korduvalt olnud vastuolus Iisraeli ja isegi Ameerika Ühendriikidega, kuid nüüd nõuab ta keskset rolli Liibanonis. Kui juht, kes kehtestab relvaembargot, blokeerib sõjaliste varustuste lennud ja mõistab üheselt hukka Iisraeli operatsioonid, ei saa oodata, et teda võetakse vastu neutraalse vahendajana. Alles mõned nädalad tagasi keeldus Prantsusmaa lubamast Ameerika Ühendriikide sõjalennukeid, mis vedasid varustust Iisraelile, oma õhuruumi läbida. See ei ole riigi käitumine, kes soovib end esitleda ausa vahendajana. Ja Prantsusmaa tegevus Liibanonis räägib enda eest. Prantsuse UNIFIL-i vägede järelevalve all kasvas Hezbollah raketiarseenal pärast teist Liibanoni sõda, 15 000 raketilt 100 000-teni tänapäeval. Sealhulgas droonid ja õhutõrjesüsteemid. 10-kordne kasv just nende jõudude silme all, kes nüüd soovivad läbirääkimisi juhtida. Iisraeli kommentaator Amir Wittmann jagas huvitavat arusaama olukorrast Prantsusmaaga. Wittmann toob välja, et Iisraeli sõjalise operatsiooni käigus Liibanonis kõrvaldati üle 250 Hezbollah terroristi. Peaaegu ükski kõrvaline tsiviilisik ei saanud viga. Ja Hezbollaha liikmete osakaal hukkunute seas oli märkimisväärselt üle 80%. Kõigi operatiivsete standardite järgi oli see erakordne edu tsiviilohvrite piiramises. Ometi kujutas suur osa Euroopa meedias seda nii, nagu oleks Iisrael rünnanud süütuid inimesi. Ja Prantsuse president kirjutab ta, kordas seda käsitlust hoolimata sellest, et teadis fakte. Wittmann väitis, et see polnud viga. See oli tahtlik moonutus, mida korrati suurtes Euroopa väljaannetes. Prantsusmaal oli üks ülesanne, usalduse loomine. Selle asemel takistas Prantsusmaa hommikul relvatarneid, esitas pärastlõunal Iisraeli tegevust moonutatult ja soovis õhtul vahendajaks hakata. Mõned ütleksid, mitte mina muidugi, et see on tüüpiline näide väärkoheldud abikaasa sündroomist. Ja see toob mind tagasi oma avasõnade juurde. Sügavam probleem, see, mis seob kokku kõik, mida me seni arutanud oleme. Iraani manöövrid, Hezbollah eskalatsioon, Pakistani, Türgi ja Prantsusmaa diplomaatiline silmakirjalikkus ning Euroopast tulev surve.
kõige selle taga peitub üks põhimõtteline tõde tänapäeva lääne kohta, millele olen ka varem viidanud. Iisrael võitleb nagu rahvas, keda on sügavalt haavatud. Rahvas, kes nägi vanemate ja imikute tapmist, naiste ründamist, perede purunemist. Ja vastuseks sellele sai Iisraelist lövida rahvas. Rahvas, kes raputab oma vaenlasi, kes januneb otsustava võidu järele, kes mõistab moraalset selgust mitte loosungina, vaid päriselu osana. Rahvas, kelle vaenlased elavad liivakellaga pea kohal, sest iga tavaline päev Iisraelis saab uueks peatükiks sõjaloos, mis kirjutatakse reaalajas. Ja mis on selle jõu olemus? See on meie valmisolek jätta maha terve elu, oma pered, töö, mugavused, panna selga vorm, võtta relv ja olla valmis ohverdama kõik. See on võime nimetada vaenlast õigete nimedega, naasta kaitse, võidu, positsioonide hoidmise ja kodumaa kaitsmise põhialuste juurde. See on võime jätkata ka siis, kui päevadest saavad nädalad, nädalatest kuud ja kuudest aastad. Kui lapsed kasvavad üles ilma isata kodus, kui ettevõtted lagunevad, sest omanikud on teenistuses. Ja ikkagi liigume edasi, kuni missioon on lõpule viidud. See on miski, millest lääs enam aru ei saa, sest tänapäeval pole ühtegi lääneriiki, mis oleks valmis sellist pingutust tegema, neid ohvreid tooma või kandma neid kulusid, mida tõeline sõda nõuab. Praegune konflikt Iraaniga on selle valusalt selgeks teinud. Aastakümnete pikkune individualism on loonud läänes põlvkonna, kes ei suuda või ei taha teenida, võidelda ega oma riiki kaitsta. Paljud on unustanud, milline sõda välja näeb, unustanud, et maailm ei ole see turvaline ja stabiilne paik, mida nad üles kasvades ette kujutasid. Vaadake noori Euroopas, Hispaanias, Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, kunagises Suurbritannias, samuti Austraalias ja Kanadas. Kas keegi suudab tõesti ette kujutada neid oma eluga riskides vormiriietuses, tanke juhtimas, linnalahinguteks treenimas, raketi tule all varjenditesse jooksmas? Lõhe on ilmne. Mugavas läänes on sõda miski, mis kuulub kaugesse minevikku, midagi, mis peaks olema ajalooõpikutes, mitte nende tegelikkuses. Isegi Ameerikas, kus on maailma tugevaim vabatahtlik armee, peab president pidevalt pidama poliitilisi lahinguid, meedia, avaliku arvamuse ja lihtsalt Iraani operatsiooni õigustamiseks. Lääs võitleb inimlikult, mitte täielikult. Ja just sellepärast võtavad võidud 10 korda kauem aega. Sellepärast ongi relvarahud, pausid, humanitaarkoridorid. Läänemaailm ei suuda tõde taluda. Nagu näed, see ei puuduta ainult Iraani. See ei puuduta ainult Liibanoni. See ei puuduta isegi ainult Iisraeli. See puudutab läänt. Ja lääs, hoolimata kogu oma võimust, rikkusest ja institutsioonidest, ei suuda kuidagi enda eest seista. Lääs, mis kõhkleb agressiooni ees, kahtleb oma liitlaste otsustes, peab teistele moraaliloenguid, samal ajal andes jõudu läbikukkunud ja õnnetutele diktatuuridele, kes avalikult püüavad seda õõnestada. See paradoks on hämmastav. Just need riigid, kes kõhklevad end kaitsmast, on kõige kiiremad hukka mõistma neid, kes seda teevad. Ja et lisada tähendust oma tühjadele eludele, otsivad paljud nendes lääneriikides ühiskondlikke teemasid, mille najal oma vooruslikkust näidata. Ilm ei lähe nii halvasti, kui nad meid hoiatasid, nii et sotsiaalse õigluse lödipüksides diktaatorid keskenduvad Iisraelile. Niski ei illustreeri seda vastuolu selgemalt kui see, mida me praegu näeme. Uus flotill suundub Gaza poole. Laevastik, mis koosneb aktivistidest, kes tulevad riikidest, kes keelduvad omaenda ohtudele vastu astumast, tõmbuvad sõja mõtte eest tagasi ja väldivad vastutuse võtmist omaenda julgeoleku eest. Ometi leiavad nad kuidagi lõputult energiat, et vastanduda Iisraelile, hukka mõista Iisraeli ning teadlikult ja innukalt liituda organisatsioonidega, kes manipuleerivad, petavad ja kasutavad humanitaarset keelt oma eesmärkide saavutamiseks relvana. 39 paati pardal üle 300 inimese lahkusid Barcelonast, kusjuures teekonnal liitusid kolonniga veel täiendavad alused ja osalejad sadamates marsruudi ääres. Korraldajate sõnul peaks laevastik kasvama enam kui 80 paadini ja umbes 1000 osalejani. Globaalne Sumudi laevastik toob kokku aktivistid, humanitaartöötajad ja rahvusvahelised toetajad, kes ütlevad, et nende eesmärk ei ole abi otse kohale toimetada, vaid vaidlustada piiranguid, mis nende sõnul on takistanud humanitaarorganisatsioonide tegutsemist Gazas.
Ja tegelikult on arusaadav, miks nad sellisele ettevõtmisele lähevad, kui näed neid tingimusi, millega Gaza elanikud silmitsi seisavad. Neig, nagu näete siin videos, õudused, mida jagatakse erinevatel saitidel ja koormus meditsiinipersonalile. Olukord on nii halb, et nad peavad sündmusi võltsima. Ja nagu näete, on see kõik sotsiaalmeedias kättesaadav. Araablased ei varja seda. Ometi levitavad sotsiaalse õigluse teesklejad seda valet edasi. Laevastik on teel ja kogu tähelepanu on Gazal ja viletsusel, samal ajal kui nende elu tegelikkus seal eitatakse. See on igapäevane vale, mis põhineb ajaloolisel valel. Ma ei eita, et Gazas on piirkondi, mis on hävitatud. Nii oli. See oli selle sõja vajalik tagajärg. Iisrael pidi lammutama Hamasi sõjalise infrastruktuuri, mis oli ehitatud 20 aasta jooksul. Infrastruktuur, mis oli tahtlikult paigutatud tsiviilelanike rajoonidesse, koolidesse, haiglatesse ja korterelamutesse. Peaaegu igas kodus oli ühendus tunnelitega, laste tubades relvapeidikud. Rääkimata nendest kodudest leitud Mein Kampfi eksemplaridest. Iisrael hoolitses selle eest, et tsiviilisikud viidaks nende ohutuse huvides teistesse piirkondadesse. See on tegelik olukord koha peal. Aga flotilli aktivistid ei räägi kunagi sellest, mis tegelikult toimub. Hamas taastab juba oma terroristliku infrastruktuuri just nendes samades piirkondades, kuhu nende tsiviilisikud viidi. Võiks arvata, et kui need aktivistid tõesti hooliksid Gaza inimestest, siis nad hoiataks neid. Mitte ei propageeriks mingit võltsgenotsiidi, vaid tõesti hooliksid neist inimestest. Hoiataks neid selle eest, mis juhtub, kui Hamas peidab end tsiviilisikute sekka. Hoiataks neid või vähemalt tuletaks neile meelde, kuidas see tsükkel iga kord lõpeb. Aga ei, selle asemel, et teha midagi, mis võiks tegelikult elusid päästa, eelistavad nad laeva tekilt oma moraalset üleolekut demonstreerida. Sest midagi põhimõttelist ei ole muutunud. See konflikt araablastega siin ei olnud kunagi seotud okupatsiooniga. See ei olnud kunagi piiride pärast. See ei olnud kunagi maa pärast. See on alati olnud millegi sügavama pärast. Islam lükkab täielikult tagasi kõik inimesed, kes keelduvad neile allumast. Kogu islami kontseptsioon on vallutamine ja uskmatute kufride allutamine. Ja saatõttu rõhusid nad ajalooliselt igat vähemust ja igat mitte-islami kogukonda nende vallutatud aladel väljaspool Araabia poolsaart. Iisraeli olemasolu ja veelgi enam Iisraeli võime end kaitsta seab selle maailmavaate kahtluse alla. See on sellele vastuolus. See lükkab selle ümber. Nii loodi narratiiv, mis pakendati viisil, mis kõnetab lääne publikut, kes enam ei mõista sõda, ohverdust ega rahva kaitsmise hinda. Ja seda narratiivi kasutatakse nüüd nendega manipuleerimiseks. Nii saabki laevastikust mitte humanitaarse mure, vaid sügavama lääne segaduse sümbol. Lääs, mis tõmbub tagasi omaenda kaitsmisest, kuid mõistab innukalt hukka neid, kes end kaitsevad. Lääs, mis väldib tõeliste ohtudele vastu astumist, kuid tormab omaks võtma lugusid, mis sobivad tema moraalsete fantaasiatega. Ja lääs keeldub endiselt mõistmast. Viimase 30 kuu jooksul on Gaza küsimusest saanud värav ettekääne, mille abil lääne linnade moslemitest migrantide hordid teie tänavatele tulevad. See, mis algas Gaza toetuseks korraldatud meeleavaldustena lääne linnade tänavatel, muutus kiiresti millekski palju laiemaks. Ogunemisteks, mis keskendusid islami identiteedile, üleskutseteks ühtsele islamiriigile ja avalikeks pöördumisteks rahva ülestõusuks. Sõda siin lõpeb, kuid nende liikumiste poolt lääne pealinnades tekitatud mobilisatsioon ei kao nii lihtsalt. Ja küsimus, mille lääs peab endale esitama, on lihtne. Kelle vastu arvad sa, et see energia järgmisena suunatakse? Jah, juudid on alati esimene sihtmärk, ajalugu on seda ikka ja jälle näidanud. Aga see pole kunagi lõppeesmärk. See on alles avalöök. Ja tõeline vastasseis toimub alati laiemas ühiskonnas. Kõigi nendega, kes ei jaga nende ideoloogiat, maailmavaadet või usulist raamistikku. Nad alustavad laupäeva inimestest, kuid liiguvad edasi nende juurde, keda nad nimetavad pühapäeva inimesteks. Ja see tähendab, et järgmine sihtmärk on uskmatud outsiderid, ilmalikud lääne inimesed, kes eeldavad, et pluralism ja sallivus on universaalsed väärtused. Need ei ole seda. Ja lääs õpib selle peagi valusal moel selgeks. Sajandeid peatati islami laienemisambitsioone Euroopas jõu ja armeedega.
Kuna nad teadsid, et nende soov Euroopat sõjaliselt vallutada pole võimalik, tekkis uus strateegia, demograafiline, kultuuriline ja ideoloogiline. Lääs avas neile tee. Ränne sai uueks rindeks. Ja usk usulisse vallutusse ei kadunud kunagi, see lihtsalt kohandus. See, mida me nüüd näeme, on pika protsessi tulemus. Mobiliseeritud, enesekindel ja energiline islami liikumine lääne ühiskondades. See liikumine on õppinud kasutama lääne vabadusi eesmärkide saavutamiseks, mis on põhimõtteliselt vastuolus lääne väärtustega. Ja lääs ei näe seda ikka veel. Või mis veel hullem, ta näeb seda, aga otsustab pilgu kõrvale pöörata. Sest vaadake, juudid. Ja kui juba juutidest rääkida, siis sel nädalal tähistasime holokausti mälestuspäeva. Ja igal aastal sunnib see meid silmitsi seisma valusa tõega. Alati leidub neid, isegi meie seas, kes unustavad. Need, kes eiravad õppetunde, mis on meie ajalukku verega kirjutatud. Need, kes usuvad endiselt, et maailm kehtestab juutidele samad reeglid, mis kõigile teistele. Aga meile tuletatakse iga päev meelde, et see nii ei ole. Meil on nüüd oma telefonides, tahvelarvutites, arvutiekraanidel igapäevased näited eksiarvamustest, valedest, laimust, liialdustest, mida meie kohta levitatakse ja sellest naudingust, mida põlvkonnad on tundnud meie alandamise üle. Kedagi tegelikult ei huvita nõrgad ja tagakiusatud. Kuigi maailm harva tõstab sõrmegi rõhutute heaks, leiab ta ometi alati lõputult energiat, kui on vaja hukka mõista juute. Nad leiavad uusi viise, kuidas meid taga kiusata. Ja ära räägi mulle, et nad seisavad Gaza elanike või nende araablaste eest, kes nimetavad end palestiinlasteks, justkui hooliksid nad rõhutud rahvahulkadest. Need ei ole tagakiusatud, rõhutud vähemused. Nad on osa miljardilisest Araabia ja islami maailmast, mis ulatub miljonite miilide kaugusele, mida toetavad tohutud rahalised ressursid ning mille häält võimendavad samade huvide poolt rahastatud meediakanalid. Nad on muutunud tööriistaks jõudude käes, kes püüavad läänt nõrgestada ja Ameerika Ühendriike seespoolt destabiliseerida. Ja Iisrael seisab nende teel. Tugev, otsusekindel ja võimekas Iisrael ei sobi kokku üle 2000 aasta jooksul kujunenud kuvandi ja narratiiviga. Nad on proovinud kõike, et õõnestada meie võimet end kaitsta. Nad on muutnud rahvusvahelise õiguse relvaks, korraldavad laimukampaaniaid kallutatud meediakajastusega. Nad esitavad laimu faktina ja seejärel muudavad selle legitiimseks vabaühenduste ja rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu. Seda võimendab nüüd vanast ajast pärit kristliku teoloogilise vaenulikkuse taaselustumine juutide suhtes, mis levib kiiresti sotsiaalmeedias. Nende kriitikute jaoks on juutide tagasitulek ise nende usuliste veendumuste vastuolus, sundides neid täielikult eitama Iisraeli riigi legitiimsust. Nii tõstab maailma vanim vihkamine taas pead, seekord ümber pakendatult uue eesmärgiga ja taas kasutusele võetuna, et õhutada, mobiliseerida ja ässitada. Sest endiselt leidub neid, kes ei suuda leppida sellega, et juudi rahvas ei ole enam abitu, ei ole enam riigita ega ole enam teiste meelevallas. Nad tulid meie järele 7. oktoobril. Nad tähistasid seda, mida nad pidasid meie allakäiguks. See oli nende plaan. Ainult et seekord suutsid juudid enda ees seista. Seekord meie ründamise eest tuli maksta. Pärast seda, kui Iisrael 2000 aastal Liibanonist lahkus, mis oli järjekordne territoriaalne järeleandmine rahu saavutamise lootuses, Hezbollahi tollane juht Hassan Nasrallah seisis staadionil Bin Shebaelis ja kuulutas, et Iisrael pole midagi enamat kui ämblikuvõrgud, nõrk ja valmis kokku varisema. Tema organisatsioon liitus rünnakuga 7. oktoobril. See kõva jutuga Nasrallah tapeti 2024. Aasta septembris nende samade ämblikuvõrkudeks nimetatud jõudude õhuväe poolt. Ja staadion, kus ta selle kõne pidas, on täna varemetes. See juhtub nendega, kes ikka veel usuvad, et juudid on need nõrgad ja kaitsetud inimesed, keda nad kunagi piinasid. Sest nüüd oleme me kodus. Jah, maal, mis lubati meile 3000 aastat tagasi. Jah, majandusega ning kujuteldamatu jõu ja võimetega. Ja jah, piirkondliku ning nüüd ka ülemaailmse mõjuga. Võime ja tahtega kõrvaldada iga ohu, mis meie vastu tõuseb, mitte kättemaksust, vaid teadmise tõttu, mis meiega täpselt juhtub, kui me seda ei tee. Nii et jah, harju sellega. Saa sellest üle. Ja siis hinga sügavalt sisse ja ava raamat.
mitte ainult selleks, et seda lugeda, vaid ka selleks, et kuulata. Valituks olemine ei pidanudki kunagi lihtne olema. See ei pidanudki kunagi mugav olema. See pidi kandma sõnumit, Jumala sõnumit, maailma õiguse sõnumit, moraali sõnumit, inimväärikuse sõnumit. Sõnumit, mida me oleme põlvest põlve kandnud sageli talumatult kõrge hinnaga. Aga me jätkasime, sest me mõistsime. Kristlased, kes võtavad pühakirja tõsiselt, tunnevad sageli sügavat ja siirast lähedust juudi rahvaga. Nad kummardavad sama Abrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumalat. Nad austavad tema sõna, nagu ka meie. Ja paljud neist usuvad veendumusega, et Iisraeli ja juudi rahva toetamine ohu ajal on palju enamat kui lihtsalt poliitiline seisukoht. See on vaimne vastutus. Sellistel hetkedel muutub see side nähtavaks, tõeliseks ja sügavalt tähenduslikuks. Nagu ma ütlesin, kõik, mida me peame tegema, on kuulata, mõista ja uskuda. Ja see usk, see vaikne visa, murdmatu usk ongi see, mis on kandnud meie rahvast läbi peaaegu igavikku. Mitte võidud nende üle, kes soovisid meie hävingut, vaid see sisemine jõud, mis keeldus hääbumast. Kui kuulad holokausti üleelanute lugusid, märkad midagi väga huvitavat. Nende tähelepanu ei keskendu neile tehtud kurjusele. Keskmes on nende visadus, nende keeldumine lasta kurjusel end hävitada. Nad keskenduvad oma peredele, lastele, lastelastele ja nüüd juba ka lapselapselastele. Need, kes 3 põlvkonda hiljem, täidavad nende kodud elu ja naeruga. Nad on uhked oma arvu üle. Ei, mitte selle numbri üle, mille natsid nende käsivarrele kõrvetasid, vaid selle üle, mis nende südames helendab iga uue sugupuuharuga. Ja nad õitsevad maal, mis vähem kui 100 tagasi oli vaid unistus pimeduses. Ja isegi nüüd, pärast kõike seda, leidub endiselt neid, kes eitavad meie sidet meie usu, ajaloo ja maaga. Nad väidavad, et me ei ole nende järeltulijad, kes seisid Siinail, mitte nende pärijad, kes kõndisid sellel maal, mitte see rahvas, kelle nimi on kirjutatud igasse selle maa kivisse. Need samad hääled, kes meid juutidena taga kiusasid, väidavad nüüd, et me polegi juudid. Need samad inimesed, kes meid meie identiteedi pärast jahtisid, eitavad seda identiteeti niipea, kui me pea püsti tõstame. Ja mingis mõttes on neil täiesti õigus. Me ei saa neid tegelikult süüdistada. Me ei ole need juudid, keda nemad mäletavad. Me ei ole need hajutatud, võimetud ja riigita inimesed, keda nad olid harjunud piinama. Me oleme juudi rahvas sellisena, nagu olime siis, kui õitsesime oma kodumaal. Juurdunud, enesekindlad, tugevad, loovad ja ühtsed. Me pole mitte ainult koju naasnud, vaid oleme naasnud iseenda juurde. Nii et süüdistused, mida nad meie pihta viskavad, on vaid sosinad tuules, kaja maailmast, mida enam ei ole, tühjad helid möödunud aegadest. Sest me oleme siin, me oleme terviklikud ja me oleme kodus. Ja sel nädalal tähistame seda ning väärtustame neid 78 iseseisvuse aastat. 78 aastat imelist tagasipöördumist meie muistsele kodumaale, ainulaadne sündmus inimkonna ajaloos, mis sai võimalikuks ainult seetõttu, et me oleme alati uskunud ja jääme alati uskuma. Am Israel Chai. Mina olen Daniel Siimann, aitäh ja liituge minuga taas siin saates Straight Up JNS TV stuudiost Jeruusalemmas, Iisraelis.